Kuna on raamatu esitlus, mulle meeldib raamatu esitlusi teha nii, et räägitakse asjast, aga natuke tuleb ka öelda sellest, et näete, siin on see raamat, see on ilus, seda saab osta sealt 20 € eest täna soodsamalt kui kunagi edaspidi. Mul on hea meel, et mul oli võimalus seda raamatut tõlkida ja ma olen väga tänulik Postimehe kirjastusele, kes mind kuulda võttis selle juures, et see tuleb välja anda ja kindlasti välja anda juba nüüd. Muutes nende kirjastamisplaane, kuhu ta ei oleks mahtunud selle aasta sees. Ja meil on hea meel seda siin Arieli festivali raames esitleda. Raamat on heas keeles, suuresti tänu Margus Ennole, kes on olnud keeletoimetaja ja näeb hea välja, suuresti Kalle Müllerile või peamiselt Kalle Müllerile, kes raamatu kujundas. Ja raamat on siis teie ees ja siin on küllap mõni veel, kes on seda raamatut juba lugenud, aga ma olen kutsunud siia täna Eerik-Niiles Krossi, pidi olema ka Martti Aavik, kes on ka raamatu läbi lugenud, aga diagnoosis endal täna gripi ja otsustas mitte tulla meid nakatama. Aga loodetavasti ta paneb selle kirja, mis tal oli juba läbi mõeldud ja te saate seda peagi lugeda. Mis ma veel selle tõlkimise töö kohta peaks ütlema, et mulle üldiselt tõlkida väga meeldib, aga see on võib-olla üks emotsionaalselt raskemaid raamatuid, mida ma olen pidanud tõlkima. Ma loen ühe lõigu selle illustreerimiseks. Ta räägib ühest sellest, kuidas Londonisse kutsuti kokku ajakirjanikud ühte videot vaatama, mis oli kokku monteeritud paljuski sellest materjalist, mida terroristid ise filmisid GoPro kaameratega. Need on rinnal või peas olevad kaamerad, mis automaatselt filmivad. Ja seal oli üks telefonikõne, mis oli tehtud rünnaku ajal. Ja vaimustunud häälel terrorist helistas oma vanematele ja ütles, tere, paps, ava mu WhatsApp ja sa näed kõiki neid tapetuid. Vaata, kui palju juute ma olen oma kätega tapnud. Su poeg tapab juute. Kaitsku sind Jumal, vastab isa. Ja üle paari lehekülje tuli mingeid selliseid asju tõlkida. See on nagu, kui filmi vaatada midagi väga koledat on, siis võid korraks silmad kinni panna ja raamatus ka nagu keerata edasi, aga kui sa tõlgid midagi, siis sa pead sellesse süvenema, kuidas seda siis nüüd õigemini täpsemalt edasi öelda. Raamatus on viis osa, mis juhtus, mida ma nägin, kuidas maailm pöördus, kuidas reaalsustaju kaduma läks ja kaotusest võiduni. See raamatu lugu on siis selles, et Douglas Murray, kes on meilgi tuntud publitsist, temal on eesti keeles 3 raamatut ilmunud seni, kuidas ta oli New Yorgis 7. oktoobril ja kuidas ta sai aru, et Times Square'i esimene meeleavaldus, mis toimus veel sel ajal, kui tapmine käis. Tapmine ei olnud lõpetatud, terroristidest ei olnud veel jagu saadud, kui Times Square'il toimus meeleavaldus ja mitte Iisraeli toetuseks, mitte Iisraeli kaitseks või terroriohvrite mälestuseks, vaid Iisraeli vastu. Ja kui ta siis Times Square'il käis ja nägi neid inimesi, kes kandsid mingit intifada ülistavaid plakateid ja nii edasi, ta sai aru, et need inimesed suuresti ei tea, mille tõttu nad siin meelt avaldavad või mille poolt või vastu. Ja leidis, et ta peab minema selles asjas selgust looma ja olema sõnumitoojaks läände sellest, mis toimub. Ja ta siis sõitis kohe pärast seda Iisraeli ja oli seal siis enam-vähem aasta aega. Ja rääkis enam-vähem kõikide inimestega, kellega ta sai rääkida ja ta sai ligi väga paljudele riigijuhtidele, sõjaväejuhtidele, luurejuhtidele, ka ohvrite lähedastele, kes regulaarselt kogunesid. Ja neid lugusid, niisugust olukirjanduslikku. Ta käis ka Gazas, käis Liibanonis, ühesõnaga oli seal asjade keskel. Ja väga laia ja sügava eruditsiooniga lääne inimese vaade kõigile nendele asjadele on selles raamatus siis väga soravalt meile edasi antud. Kindlasti, nagu iga raamat võiks ka parem olla, Eerik võib-olla leiab midagi selle kohta öelda ja ma isegi arvan midagi. Aga annaks nüüd sõna Eerikule kõigepealt, et Eerik-Niiles Kross, nagu te kõik teate,
tunnete Eesti Riigikogu liige, väliskomisjoni liige, Eesti-Iisraeli sõprusrühma liige või esimees. Peaaegu laiali saadetud. Peaaegu laiali saadetud rahva nõudmised, tungivad nõudmised, peaaegu laiali. Aga sa oled selle raamatu nüüd läbi lugenud, miks sa soovitad seda lugeda? Ma oletan, et sa ikka soovitad, sul oleks ebaviisakas siin ka midagi muud öelda. Midagi sa ikka või? Ja, et selleks, et midagi mõistlikku öelda, muidugi peaks nii-öelda ruumi lugema, nagu ütlevad ameeriklased, et ma eeldan, et inimesed, kes siin täna on, laias laastus siiski pigem mõistavad Iisraeli ja mõistavad hukka Hamasi ja seda sugust seltskonda. Ja tegelikult sellisele audientsile võib-olla ei olegi ilmtingimata tarvis seda raamatut soovitada, sest see enam-vähem, ma usun, ei vaja veenmist nii väga. Aga võib-olla vaimukinnitust siiski, et pigem ma eriti soovitaksin seda raamatut just nendele inimestele, keda siin täna ei ole. Et nendele, kes istuvad Kunstiakadeemias või Tallinna Ülikoolis või kus nad tänapäeval meil istuvad. Et see raamat ise on, ta koosneb mitmest kihistust, nagu iga hea raamat, et ühest küljest räägib väga reljeefselt 7. oktoobri terrorirünnaku loo sellest, mis tegelikult juhtus kibutsites ja Iisraeli linnades, mis juhtus pantvangidega, nende perekondadega, kuidas Iisraeli armee alguses ei saanud hakkama, miks ei saanud hakkama, kuidas väga palju isiklikul tasandil kangelastegusid jõudi reserv sõjaväelased sooritasid ja nõnda edasi. Need on paljuski lood, mida kes on viitsinud vähegi huvi tunda, on kuulnud või saanud vähemasti lugeda, aga sellisel kontsentreeritud moel ta on ikkagi üsna mõjus. Aga olulisemalt see raamat räägib ja püstitab selle küsimuse ja see küsimus on ju võib-olla mitte nii hullusti kui lääne pool Euroopas, aga siiski ka meil päevakorras, et miks siis ikkagi demokraatlik lääs ja eriti noorem põlvkond, eriti selle 7. oktoobri rünnaku järel on võtnud üsna valdavalt Iisraeli vastase, Iisraelit hukka mõistva hoiaku. Ega ta tegelikult lõpuni sellele küsimusele minu meelest ei vasta ja eks me võime selle üle arutada, ega mul ei ole ka sellele ju suurt vastust, kui miks lamemaalus levib, on ka suur probleem. Rumalus, aga siiski mitte ainult. Murray leiab, üks tema selline selgitus on, et tegemist on ilmselgelt antisemitismiga. Antisemitism on selline ajast aega jätkuv nähtus, mis mõnes mõttes on ühiskondade enesekaitsemehhanism, et kui tuntakse, et ise on midagi valesti tehtud, oma ühiskond, oma kogukond on milleski eksinud, milleski süüdi, siis peegeldatakse seda juutidele, kuna on ühest küljest piisavalt sarnased, teisest küljest piisavalt erinevad. Ja see muudkui jätkub. Võib-olla see on selline pisut lihtsustatud selgitus, aga vähemasti osa selgitusest see võib-olla on. Et võiksime selle üle ka arutleda, et mulle tundub, et Eestis on olnud minu jaoks üllatav, et need pro-Hamas või pro-Palestiina või ütleme, mulle tundub, et protesteerijad sageli vahet ei tee. Meeleavaldusi on hüsti toimunud ja toimub veel, aga et päris lootusetu see lugu ei ole, et me oleme üsna hästi vaktsineeritud.
ma arvan, et Eestis on veel see vana instinkt, et meid siin nagu ikka sageli Moskva tuleb appi. Et minu põlvkonnal on veel meeles, et kuna Moskva ütles, et Arafat hea, Iisrael halb, siis järelikult on vastupidi ja ega siin rohkem ei olegi vaja midagi selendada, et kõik on klaar. Noh, Lääne pool seda vaktsineerimist ei ole toimunud ja seal asi nii klaar ei ole. Mari räägib ka väga palju sellest, kuidas see, ütleme, praegune selline pro-Palestiina liikumine on sarnane nendele, ütleme, vasakäärmuslikele liikumistele, mis olid ka Nõukogude Liidu poolt sageli kaasa aidatud Saksa terroristid ja muud. Ja kuidas tegelikult see pro-palestiinlus on selline ka äraspidine natsism. Ja just selle tõttu ta süüdistab nüüd siis Iisraeli lausa natsismis. See on selline juutidele kõige solvavam asi, mida ta saab teha, et Gaza on koonduslaager. Seal Iisrael sooritab genotsiidi. Iisrael on apartheidi riik ja natslik riik. Et kõik sellised, siis otsene peegeldus sellisest äärmuslikust ja liikumisest ja võib-olla ka sellisest, ma ei tea, sakslaste puhul ei teagi, millest see läheb liiga freudlikku. No ma ei tea, küsi midagi. Ma usun, et võib-olla siin ruumis viibijatele tõesti ei ole vaja seletada seda, et mis see Gaza õieti on ja kuidas seal Hamas võimule saab, aga kuna seda ka salvestatakse ja vaatavad võib-olla natuke ka vähem informeeritud inimesed, siis äkki me teeks paari lühikese ekskursi sellesse, mis see Gaza on ja kuidas Gazas ja kuna sai võimule Hamas. Nojah, Gaza on üks selline jumalast hüljatud paik. Siin on üldse kogu selles Iisraeli-Palestiina debatis on väga palju selliseid terminoloogilisi uperpalle toimunud. Alustades kas või sellest samast Palestiina terminist. Et Free Palestine on tegelikult vana juutide loosum, et Palestiina tuleb vabastada ja sinna tuleb luua juudi riik. 20. 30. aastatel. Ja palestiinlased olid kuni teise maailmasõjani pigem juudid. Ja selle peale, et araablased, kes Palestiinas elavad, on palestiinlased, tuldi suhteliselt hilisel ajal. Nii et kui Palestiina vabastusorganisatsioon, siis Arafat kirjutas oma esimese põhikirja. Ma nüüd arvan, et see võis olla 64. aastal näiteks. Ja see oli siis sellel ajal, kui Gaza oli okupeeritud Egiptuse poolt ja Läänekallas oli okupeeritud Jordaania poolt. Ja me oleme siis ka selle okupatsioonisõnani. Selles põhikirjas siis oli öeldud, et Palestiina vabastusorganisatsioon, et see esindab siis araablasi, kes elavad mandaadi territooriumil. Tähendab, et Palestiina rahvas on araablased, oli sealt selgelt öeldud. Ja selle organisatsiooni eesmärk on siis vabastada jõest mereni kogu mandaadi territoorium ja sinna peaks siis loodama Palestiina riik. Et see, et need palestiinlased nüüd siis tänapäeva mõttes on midagi muud kui araablased, selleni jõuti hiljem ja selleni hakati jõudma poliitilises mõttes pärast 67. aasta sõda. Ja see on nüüd siis see hetk, kui ründasid järjekordselt Araabia riigid Iisraeli ja Iisrael selle sõja võitis ja okupeeris alguses mitte ainult Gaza, vaid ka Siinai poolsaare ja teisest küljest lõi siis jordaanlased välja lääne kaldalt.
nii et kui me täna räägime, et Iisrael okupeerib neid alasid, siis noh, see on üsna segane, et jah, ÜRO on võtnud vastu palju dokumente, kus räägitakse, et on ikkagi okupatsioon ja sõjalises mõttes tõepoolest ta kontrollib suurt osa sellest, või kontrollis ka Gazat kuni 2005. aastani. Aga tegelikult kuulusid need territooriumid enne mitte palestiinlastele, vaid egiptlastele ja jordaanlastele. Olid nende poolt okupeeritud. No, nad kuulusid Briti mandaadi alla ja Briti mandaat, mis on siis, kust tekkis see 2 riigi lahenduse idee, mis britid pakkusid välja, ÜRO kiitis heaks 2 riigi plaani 47. aastal, mis siis jagas selle mandaadi juudi riigi ja siis palestiinlaste riigi vahel. Et sellega ei olnud nõus araablased. Iisrael oli sellega väga, juudid olid selle väga õnnelikud ja lõid oma riigi, aga ümbruskonna araabia riigid leidsid, et ei tule kõne allagi mingisugune juudi riik ja alustasid selle hävitamist. Need hävitamiskatsed kestavad siiamaani. Nii et täna väita, et Iisrael okupeerib ja on okupatsioonivõim on ütleme vähemasti suur lihtsustus, kui mitte ülekohus. No nii, ja Gaza on siis see selline maariba, ta on 1/3 Hiiumaad, seal elab 2 miljonit inimest, siis Vahemere ääres vastu Egiptuse piiri, mis on siis olnud, mis oli siis 67. aastani, kuni siis 67. aastani oli ta Egiptuse käes, enne seda Briti mandaadi osa. Ja lühikest aega deklaratiivselt ka Iisraeli riigi osa. Siiski ta oli Iisraeli riigi territoorium, mida siis selle ÜRO mandaadi alusel Iisrael asutas. Enne kui Egiptus ta okupeeris. Oled sa selles kindel? Enam vähem kindel, jah. See territoorium läks, Gaza läks Egiptuse nii-öelda valdusse selle sõja käigus. Tähendab, nii Gaza kui Lääne-Kallas olid algselt Iisraeli riigi territooriumid, need jäid siis üks Jordaaniale, teine Egiptusele selle sõja tulemusena. Nojah, see ütleme suur osa palestiinlasi, keda nüüd kutsutakse põgenikeks, eks ole, liikusid just sinna Gazasse 48. aastal jalust ära nii ütelda. Jah, Araabia riikide kutsel, et me teeme siin selle asja klaariks ja siis te lähete oma vabastatud kodumaale tagasi. Jah, no just. Mul ei ole see kaart peas, aga ma olen peaaegu kindel, et juudid nii väga seda Gazat juba siis ei tahtnud, et nad olid seal vähemuses, aga sealt edasi on see olnud selline problemaatiline koht kindlasti. No, mis veel? Aga pärast seda sõda nad siiski pakkusid tagasi mõlemat nii läänekaldaks nimetatud Juudead ja Samaariat kui Gaza sektorit nendele oma naabritele vastuseks või vastutasuks rahulepingule, mille vastu nad said siis 3 eid. Need 3 eid olid, et me ei nõustu teie ettepanekuga, me ei räägi teiega läbi ja me ei nõustu juudi riigiga siin piirkonnas. No ja tegelikult see, nüüd kui me jõuame sinna 67. aastasse uuesti, kui siis Iisrael võttis kontrolli Gaza üle, et mõnes mõttes see oli selline murdepunkt, kus siis Arafat ja palestiinlaste juhid ja need, kes seal juudi riigi vastu kõige rohkem võitlesid, pettusid araablastes, sest nad pidasid, ühest küljest Egiptus oleks võinud seal ju vabalt ise anda õigusi palestiinlastele Gazas oma okupatsiooni ajal teha, aga mingisuguseid õigusi seal ei antud, see oli üsna selline karm sõjaline okupatsioon. Aga tolle ajani see palestiinlaste vabadus ja eriti Iisraeli vastu sõdimine oli selline araablaste ühine asi. Aga sellest alates siis palestiinlased vaatasid, et tegelikult meid keegi ei aita, et pettusid panna arabismis, et nad on hüljatud, et nüüd tuleb, siin hakatakse tegema mingeid kokkuleppeid juutidega ja me peame ise edasi sõdima.
ütleme, see asi läks väga terroristlikuks sealt edasi. Ja siis muudeti ka Palestiina vabastusorganisatsiooni põhikirja mingil määral ja sealt tekkis see kontseptsioon, et need Palestiina aladel elavad araablased, et on nagu poliitilises mõttes raabas. Täna me kuuleme, et nad on seal põliselanikud ja aastatuhandeid seal elanud ja kogu aeg olemas olnud. Et see idee tegelikult on 5-60 aastat vana. Ja tegelikult siin on selles raamatus ka Marri räägib sellest, et tegelikult see läänemaailma ärapöördumine nii-öelda Iisraeli toetavast, kui kuni 67. aastani enam-vähem olid lääne vasakpoolsed Iisraeli kui vapra vasakpoolse riigi toetajad ja pärast seda 6-päevast sõda, kui Iisrael tagasi võttis oma siis nii Gaza kui läänekalda maad, pöördus see läänemaailma nagu poolehoid vastuseisuks. Ja see on umbes, langeb kokku selle ajaga, kui tekkis see niinimetatud Palestiina rahvuslik identiteet või kui hakatakse või sellest ajast umbes räägitakse palestiinlastest kui rahvusest. Ütleme, selles ma ei ole veendunud päriselt, et see Palestiina rahvuslik identiteet isegi tänaseks on tekkinud, aga sellest räägitakse. Nende aastakümnete jooksul ta on tekkimas, et on kindlasti täna palju rohkem neid inimesi, kes arvavad, et nad on palestiinlased, kui neid oli 50 aastat tagasi. Seal on üks suur teema, mis selle sõja ja nende konfliktide selline algpõhjus võib-olla on see nõnda nimetatud Palestiina põgenike probleem. Et loomulikult Iisrael ja palestiinlased näevad väga erinevalt, kardinaalselt erinevalt seda, mis on Palestiinas toimunud viimase 6-70 aasta jooksul. Ja palestiinlaste jaoks Iisraeli riigi loomine kui selline oli täielik katastroof. Ja 48. aastal siis toimus nii-öelda Nakba, ehk see ongi katastroof, mis tähendab seda nende kodudest lakkumist. Praegu räägivad nad, et nad kõik, kes oli etniline puhastus, nad aeti kõik jõuga Iisraeli sõjaväe poolt kodudest ära. Tegelikult üsna suur osa neist läks ära sõjajalust, neid kutsuti sõjajalust ära, et araabia riigid ütlesid, et me siin mingi ära, et me siin tabame need juudid maha, siis saate tagasi minna. Nii või naa on tõsi, et palju neid oli, 400 000 võib-olla, kui ma nüüd peast. Räägitakse ka 750 000, aga sadades tuhandetes neid oli. Kes siis 48. aastal lahkusid nendelt aladelt, kuhu siis Iisraeli riik tekkis ja liikusid suures osas kas läänekaldale või Jordaaniasse või siis Gazasse. Gaza elanikkond mitmekordistus. Ja see üsna väike ala. Ja sealt tekkis siis neil, kuna neile oli lubatud, et nad saavad koju tagasi minna ja tõepoolest, eks see oligi traagilised lood, kus nad läksid mõneks nädalaks ja jäid eluks ajaks. Nii et tekkis siis tagasipöördumise nõue ja tagasipöördumise nõuet, seda muidugi araabia riigid ÜRO-s kõik toetasid. Siis muutus rahvusvaheliselt tunnustatuks. Ja see on nüüd minu teada ainukene selline põgenike kogukond üldse maailmas, kus see põgeniku staatus on päritav. Mis tähendab seda, et kui täna on võib-olla elus mõnikümmend tuhat heal juhul inimest, kes ise sealt Palestiinast aladelt või Iisraeli aladelt on lahkunud ja on nüüd Gazas või mõned tõepoolest paljud elavad veel siiamaani Jordaanias põgenikelaagrites või kuskil üle ilma. Ütleme, neil on 30-40 000, ma arvan, puht bioloogiliselt, eks ole, 80 aastat tagasi. Siis neid palestiinlasi, keda ÜRO tunnustab põgenikena,
ja kellel siis vastavalt on ka see tagasipöördumise õigus, kuigi nad on võib-olla 4. põlvkond. 5 isegi. Neid on palju, 6 miljonit, 7 miljonit, eks ole. Et see põgenikkond kasvab kogu aeg ja see tagasipöördumise, see muutub kogu aeg võimatumaks, sest kujutage ette, kui ühel päeval 7 miljonit palestiinlast üle ilma läheks asuks ümber Iisraeli. Et tegelikult me kõik räägime siin inimõigustest ja tagasipöördumise õigustest ja vaestest palestiinlastest. Tegelikult see tagasipöördumise õiguse täitmine ja Araabia riigid saavad sellest väga hästi aru, palestiinlased saavad sellest aru, lääs teeskleb, et ei saa aru, võib-olla tähendaks Iisraeli riigi hävitamist. Ja Palestiina põgenike jaoks on siis loodud ÜRO-s eraldi asutus, on see United, mis ta on, UNRWA. UNRWA, jah. Et kõikide muude põgenikel üleilmselt probleemidega tegelevad ÜRO muud asutused, aga Palestiina põgenike jaoks on eraldi asutus, mis siis põhimõtteliselt aitab seda, on aidanud seal Gazas seda asja püsti pidada sel ajal, kui palestiinlaste juhid raiskavad raha rakettide ja tunnelite ehitamise peale. Ja mõnes mõttes siis see ÜRO süsteem hoiab elus seda lootust, et ühel hetkel ikkagi õnnestub see Iisraeli riik hävitada. Seda loomulikult ei öelda niimoodi välja, aga kui selle üle mõtelda, siis teist loogilist järeldust sealt ei tulene. Siiski öeldakse ka kõigile nendele lastele, kes koolis õpivad seal, ütleme see UNRWA üks suur töö on pidada koole ja koolis lastele õpetada, et näete, seal on teie kodumaa, kus tuleb juudid ära tappa ja sinna te lähete kunagi tagasi. Ja see ei ole mitte mingisugune liialdus, vaid see, et täpselt niisugune see õpetus ongi. Seda on mitu sõltumatut uurimist ja raportit kinnitanud, et kooliprogrammid, kooliõpikud õpetavad ka matemaatikat selliste näidetega, et kui on 10 juuti ühes külas ja te tapate 7 ära, mitu siis järele jääb. Et see ei ole mingi väljamõeldis või pahatahtlik, vaid see on päriselt toimuv asi. Ja iseloomulik on veel seegi, et kui sa mainisid, et kogu maailma põgenike jaoks on olemas üks organisatsioon, see on maailma põgenike organisatsioon peakorteriga Šveitsis, kus asub umbes 16 000 töötajat on seal, siis UNRWAs on 35 000 töötajat, kes kõik asuvad seal umbes 10 kohas Palestiinas või siis seal Gazas ja läänekaldal. Ja kellest ka 10 inimest tõestatult, umbes 10 osales 7. oktoobri terrorirünnakutes isiklikult. Ja kõige selle juures, mida ma räägin sellest, mida Palestiina lastele seal koolides õpetatakse, seda tehakse meie raha eest. Läänemaailma raha eest, Ameerika ja Euroopa Liidu rahade eest. Ja me oleme jätkanud selle tegemist ka pärast seda, kui on meile esitatud väga selged tõendid sellest, mis selle rahaga tegelikult tehakse. Ja tehakse muuseas mitte ainult seda, et õpetatakse tulevasi terroriste, kes saadavad selliseid teateid oma vanematele, nagu ma siin ennist ette lugesin, vaid ka saadakse ise rikkaks. Et Hamasi juhid, kes elavad Kataris, nad on ikkagi miljardärid. Ja see UNRWA, kes on suure osa humanitaarabist kogu aeg ära varastanud ja siis oma Gaza elanikele edasi müünud. See on sisuliselt ikkagi Hamasi tütarettevõte või tema nii-öelda sõsarorganisatsioon vähemalt. Jah. Aga siis võib-olla sellest pisut, et kuidas see Gaza siis sinna Hamasi alla sattus või kiirkorras võib-olla ma räägin midagi, mida kõik niikuinii teavad, aga
aga väga lühidalt, et kui siis Iisrael võttis 67 Gaza oma kontrolli alla, siis mõnda aega seal oli tõepoolest nii-öelda puhas Iisraeli okupatsioon ja Palestiina vabastusorganisatsioon, need juhid, Arafat ja seltskond siis ise ju kunagi seal Gazas ei olnud. Või nad jõudsid sinna märksa hiljem, et nad asusid Emiraatides, nad asusid Liibanonis mõnda aega, nad tavaliselt jälle korraldasid seal liiga palju segadust ja terrorism hakkas vohama, siis visati välja. Lõpuks jõudsid nad Tuneesiasse. Ja siis algasid need mitmesugused rahuprotsessid, mida siis kuuluvad Oslo protsessist ja vedasid ameeriklased läbirääkimisi. Ütleme, esimene muutus võib-olla oli see, et rahuleping Egiptusega, mis mõnes mõttes siis veel kord lükkas palestiinlased Egiptusest eemale, et Iisrael hakkas tekkima riike, araabia riike, kes olid nõus Iisraeli riigi olemasoluga, mis oli juba suur läbimurre. Ja ameeriklased proovisid seda vahendada, Carter ja kõik muud. Ja jõuti siis Oslo rahu läbirääkimiste protsessiga nii kaugele, et mis on võib-olla väga oluline on see, et tegelikult selle Oslo läbirääkimiste ajal käisid kahed läbirääkimised. Rääkisid ameeriklased läbi Gaza palestiinlaste juhtidega Washingtonis ja rääkisid norralaste vahendusel Iisraeli juhid läbi Arafatiga. Ja Arafat siis ühel hetkel oli nõus tunnustama Iisraeli läbirääkimispartnerina. Ja seal on selline keeruline ja siiamaani vaieldav küsimus, et kas Palestiina vabastusorganisatsioon on tunnustanud Iisraeli riiki, see ei ole päris selge. Nad on võtnud vastu otsused, et koristavad ära PLO põhikirjast Iisraeli hävitamisele kutsuvad artiklid, aga seda ei ole kunagi PLO kongressil heaks kiidetud, nii et see on tegelikult ebaselge. Aga nii kaugele jõuti, et vastastikku siis Iisrael ja PLO leppisid kokku mingisuguses koostöövõimaluses ja et Iisrael jätkab ja võetakse suund, et sõda lõpetatakse, võetakse suund siis sellele, et ehk tekib Palestiina riik. Iisrael ei ole ka tunnustanud veel seda, et see võimalus on päriselt olemas. Ja need, loomulikult on paljud väidavad, et see oli suur juutide kavalus, et lepiti kokku Arafatiga, kes oli Tuneesias, sest need Gaza palestiinlased, kellega eraldi läbi räägiti, olid märksa jäigemad vennad. Ja need jalutasid läbirääkimistest minema ja siis toodi kirjutati alla Oslo lepingud ja Arafat koos oma siis kaaskonnaga, kes oli aastakümneid kuskil terrorismi külvanud üle ilma, siis toodi sealt Tuneesiast Gazasse. Nad ehitasid kohe endale uhvid villad ja hakkasid abirahasid varastama, nagu neil kombeks. Ja seal tekkis suur pettumus kiiresti kohalike palestiinlaste seas selle nii Oslo lepingute kui kogu selle protsessi suhtes. Ja sealt hakkas siis tekkis Hamas. Et vanad fedaiinid ja muud palestiinlased ütlesid, et see on kõik üks reeturite kamp ja sõda peab jätkuma.
ja neil oli selles mõttes õigus, et sellest PLO-st tekkis siis see nii-öelda Palestiina omavalitsus, mis praegu valitseb läänekalastu, osaliselt vähemasti. Aga Hamas siis jätkas võitlust ja 2005. aastal lääneriikide survel toimusid valimised. Siis Palestiina omavalitsusaladel, nii läänekaldal kui Gazas eraldi. Ja sinnamaale oli Hamas põhiliselt ikkagi tegelenud rakettide ja pommidega, aga siis ta osales valimistel ja Gazas võitis Hamas valimised. Ja läänekaldal võitis siis PLO seltskond. Fatah, on see nende erakonna nimi. Ja sellest sajast seda Hamasi valitsust keegi ei tunnustanud, Iisrael ei tunnustanud, 2005. aastast. Ja oluline veel, et enne seda tõmbas Iisrael oma väed sealt veel, okupatsioon lõpetati. Ja asundused ka. Olge nagu tahate, sealt oli mitmed tuhanded perekonnad, Iisraeli perekond, kes seal elasid, Iisrael lahkus sealt. Hamas võitis valimised ja pärast seda on olnud selline nagu tunnustamata enklaav. Hamas tapkis maha mitusada PLO venda ja valitseb seal sellise terroristliku diktatuurina. Ja see on siis nüüd see seltskond, kes on küllaltki osavalt samas korjanud üle ilma nii sümpaatiat kui abiraha. Me oleme siin kõik neid finantseerinud, nii Euroopa Liit kui Ameerikas, et 20 aastat selle vältel on nad suutnud ehitada umbes 500 kilomeetrit tunneleid sinna kolmandiku Hiiumaa alla. Neil oli nüüd 23. aasta sügiseks tõenäoliselt üle 100 000 raketi ja 8 brigaadi, siis ütleme, tegelikult ikkagi nagu struktureeritud armee, eks, on nagu päris korralik armee, kelle logistika on siis haiglate all, koolide all, kes elab seal tunnelites, kes tohutult tiheda asustusega alal. No nii. Ja nemad siis leidsid, et nüüd on õige hetk anda Iisraelile selline hoop, millest nad ei toibu ja lüüa kõige valusamasse kohta. Ehk siis nii-öelda tsiviilelanikkond, kibutsid, rahukontsert ja mida veel. No nii. Ja maailm reageeris sellele siis kummaliselt, jah. Kas sina nagu, me kohe anname küsimusteks ka sõna, jah, aga kas enne tahaks Eerikult veel küsida, et kas sina nimelt välispoliitika vaatlejana ja asjatundjana oskad öelda, et miks nüüd, miks 7. oktoober, miks praegu just see toimus? See muidugi see ei toimunud nii, et teeme homme, vaid seda oli ettevalmistatud mõnda aega, aga ikkagi, miks see ajastus? No põhjusi on seal ilmselt palju. Öeldud on üks, et ma usun, et selline laiem piirkondlik julgeolekupoliitiline põhjus on see, et mäletatavasti Trumpi esimese valitsuse ajal sõlmiti nõnda nimetatud Abrahami kokkulepped, ehk siis Iisrael sõlmis rahulepingut mitme Araabia riigiga. Emiraadid, mis on ajalooliselt väga oluline, äri läks käima. Katariga saadakse läbi, aga kõige olulisem, et rahuläbirääkimised või läbirääkimised käisid Saudi Araabiaga ja tegelikult käivad siiamaani. Et see taustal on see, et mis pärast, eriti pärast ameeriklaste väljatulekut Iraagist, Iraan on võtnud üha rohkem muutunud selliseks piirkondlikuks väikseks impeeriumiks, ehitanud sinna käpiku armeesid,
kontrollis Liibanoni läbi Hezbollah, tegelikult finantseeris ja aitas väga palju sama Gaza, Hamasi, sisuliselt võttis üle Iraagi, rahastas vähemasti, relvastas Hutnisid Jeemenis ja kõik need terroriorganisatsioonid, tegelikult põhieesmärk oli Iisraeli hävitamine. Samas selline Iraani mõju suurenemine mitte vähemalgi moel ei sobi mitte ainult Iisraelile, vaid ka sunni araabia riikidele. Nii et kui kuni 70-ndateni, 80-ndateni Iisraeli vastaseid sõdu juhtisid pigem sunni araabia riigid, siis sealt edasi on see tõrvik läinud Iraanile ja mida rohkem Iraan on sellega tegelenud, seda suuremaks on muutunud võimalikuks Iisraeli ja sunni araabia riikide omavaheline läbisaamine. Ja ilmselgelt need Hamasi juhid hakkasid tajuma, et kui tuleb Iisraeli Saudi Araabia rahu ja selle Saudi Araabia kui araabia maailma juhtriik, et selle järel tulevad teised ka, kes veel ei ole tulnud, et siis on nendega ikkagi asi nagu õhtal. Et neil oli vaja mingisugust sündmust, maailma reaktsiooni, et palestiinlaste küsimust tuua letti uuesti. Et ma arvan, et see on selline nagu laiem põhjus seal taga. Küllap nad vaatasid ka, et sõber Putin on hädas Ukrainas ja võib-olla oleks vaja talle sünnipäeva kingitust teha. See toimus 7. oktoobril, 23. aasta rünnak. Nii et põhjusi veel ja võib-olla ka need tüübid, kes on mitukümmend aastat on seda asja ette valmistanud, leidsid, aeg on käes. Ja. Nii, aga ma arvan, et meie aeg on ka hakkab otsa saama, mis meil on sobib sellest raamatust rääkimisele nii-öelda dialoogi vormis pühendada, aga ma näen, et oli mõni küsimuse soov või ka kommentaari soov, palun. Alles selle aasta alguses on kas lugema ja uurima ja kogu aeg niks ei saa järe ja aga ma ikka ei saa aru, et miks seda uura Euroopa Liit ja Ameerika rahas? Ei ole loogi, kui ta teab. Kas see loob? Minul ei ole vastust, Eerik, kas sinul on? See on ikka, demokraatlikul riigil on ikka parem maksta kinni, et ei peaks valijatele vastama, et miks seal jälle mingi sõda käib. Muidugi. See päevas eemale lükkamine tegelikult on probleem. Ma arvan, võib-olla kui niimoodi tohiks pakkuda, et see on segu korruptsioonist ja inertsist. Ja osaliselt ka siiski poliitilisest agendast, mida kui me mõtame imestame selle üle, et miks meil on järsku tekkinud mingisugused Palestiina toetusgrupid ja nad paistavad olevat väga hästi varustatud ja organiseeritud. See on ikka väga suur Katarist tulev public affairs toetusraha, mida korraldavad hästi makstud spetsialistid kõikides Euroopa riikides ja ma ei oleks väga imestunud, kui neid Eestis mitte ühtegi ei oleks. Ja kui me mõtleme sellele, et mida loevad poliitikud, need, kes on vähem süvenenud kui Eerik, nad arvavad, et BBC-st tuleb tõde. Aga me teame, kuidas sellega on. Nojah, et ütleme, tuleb proovida natukene mõista neid lääne ühiskondi. Ja muide, see on selle raamatu üks selline puudus või et ta on väga lääne
Euroopa, vana Lääne-Euroopa, Ameerika keskne, et ta jätab tähelepanuta selle, et tegelikult see Iisraeli-Palestiina retseptsioon nagu meie kandis on ikkagi väga teistsugune. Aga see selleks ja see on ka arusaadav, miks ta on teistsugune, eriti Ukraina sõja taustal. Et mida ka see raamat räägib, et ega lääne ühiskonnad, vana lääne ühiskonnad nüüd siin 21. sajandi esimese veerandi lõpus endiselt ei taju seda, et Iisrael on eksistentsiaalses sõjas. Et sõda on midagi igal juhul halba ja seda katsume läbi rääkida ja ei taju seda, et on olukordi, kus nagu relvaga enda kaitsmine on ainus väljapääs ja on just nimelt see õige tee. Seda Brüsselist ja Pariisist ikka täna veel ei taju. Meie tajume seda üsna hästi. Ütleme, Iisraeli ühiskonnas, see on elu osa. Eks. Ja just see, et kuidas mõjus 7. oktoober, see on ütleme, osa võib-olla üks olulisemaid osi Iisraeli identiteedist on see, et Iisraeli riik on see koht, kus juudid on kaitstud. Ükskõik kus mujal, aga see on see koht, mida on oodatud tuhandeid aastaid ja mida nüüd kaitstakse. Sellele jutt, et me vastame ebaproportsionaalselt või see ei puutu asjasse. Kui sa kaitsed oma olemasolu, siis ei ole sellest asja nagu ebaproportsionaalne vastus. Eks. Et mis siis oleks proportsionaalne vastus? Et Iisrael oleks tappis 1256 inimest, et siis proportsionaalne oleks olnud, kui oleks siis 1256 hamastlast maha löödud. Et selleks, et pikaajaliselt oma riigi olemasolu tagada, sa pead ikkagi likvideerima selle ohu. Ja prooviti rahulikult, ei tulnud välja. Tänaseks on Iisrael muidugi selle üleüldise olukorra seal ikkagi täielikult muutnud. Sellest on nagu eraldi jutt, aga see, et on suudetud nüüd tõepoolest Hezbollah hävitada. Nad räägivad sõjast 7 rindel ja muiatakse selle üle, aga see vastab absoluutselt tõele. Tänu sellele Hezbollah hävitamisele kukkus Assad, sest Hezbollah hoidis suurel määral Assadi üleval. Nad suutsid väga kõvasti nõrgestada Iraani. Hamas on omadega õhtal. Et kui see sõda läbi saab, kui tuleb rahu Saudi Araabiaga ja nõnda edasi, et siis hakkab see Lähis-Ida nägema välja ikkagi hoopis teistsugune kui seningi. Ma ei tea, kas Euroopa sellega lepib, eks ole, ma ei tea, mida Euroopa siis ootab. Tahaks ikka, et Hamasil ka nagu natukene hästi läheks. Jah, olukord on täna, ma olen mõelnud, et kui oleks meil teise maailmasõja lõpp ja Hitler oleks elus, siis oleks olukord selles, et liitlasväed on Berliini juures pidama jäänud, aga Hitleril on siiski enne täieliku kapitulatsiooni mõningad nõudmised, millega me peame ka arvestama. Aga siin raamatus on palju rohkem küsimusi kui vastuseid ja üks küsimus on see, et miks siis ikkagi 7. oktoobril niimoodi läks. Miks inimesed 10 tundi ootasid seda selles väiksel territooriumil, kuni sõjaväed sinna kohale jõudsid. Ja Mari saab ka Netanyahu juurde, nagu enam-vähem igale poole, kuhu ta tahtis saada. Ja siis ta kirjutab sellest nii, et juhtisin Netanyahu tähelepanu asjaolule, et kuigi 7. oktoobri sündmused toimusid tema vastutusalas,
pole tema erinevalt paljudest teistest sõjaväe- ja luurejuhtidest vastutust nende eest endale võtnud. Netanyahu vastas endale iseloomulikul moel. Ma arvan, et meie valitsusel on kohustus ja eesmärk kaitsta oma rahvast ja on selge, et me sellega hakkama ei saanud. Kui sõda lõpeb, algab uurimine ja siis tuleb meil kõigil küsimustele vastuta. Kindlasti tuleb süsteemne uurimine ja küll siis ka asjaosalisi vastutusele võtma hakatakse. Nii peabki olema, aga praegu ma sellele ei keskendu. See on aasta tagasi, eks ole, kirjutatud raamat. Mina keskendun praegu ainult ühele ülesandele, see sõda võita ja saavutada täielik võit. Raamat lõpebki sellega, et Sinvar on tapetud, eks ole, see Hamasi operatiivjuht maha võetud ja lootusrikkalt arvab Douglas Murray, et sellega on sõda läbi. Me teame, et praegu on küll elusad pantvangid kõik tagasi saadud, aga me endiselt ei ole veel jõudnud teise rahuprotsessi etappi. Ja mis sina ütleksid, mis siis nüüd edasi saab tegelikult? Seda ei tea keegi ju, mis arvata, et nüüd algab Lähis-Idas 1000-aastane rahuperiood, et on ennatlik. Aga ma olen nõus, et eriti vaadates just seda kas või USA ülikoolides toimunud nüüd siin viimase paari aasta jooksul. Et ma ütleksin, et Netanyahu luges globaalset ruumi õigesti. Et praegu veel sai ta seda kõige edukalt juhtida ja enam-vähem võita. Et ütleme, kui see põlvkond, kes praegu siin Brüsselis, Pariisis ja Harvardi ülikoolis nagu tuleb võimule, et ma ei kujuta ette, et Ameerika Ühendriikide toetus samal moel näiteks jätkuks. Ja siis läheb see Iisraeli, selleks ajaks peab Iisrael olema nii tugev, et ta säilib. Sest Iisrael tundub väga tugev, aga lõpuks on seal 9 miljonit inimest. Ja territoorium on pool Eestit. Et Iisraeli riik on ikkagi ime. Nii, ma arvan, et sellega me võiksime oma jutule punkti panna, kui ma näen veel mõnda kätt tõusmas, siis ma üheks küsimuseks või kommentaariks saaksin sõna anda, aga paistab, et ei ole. Toomas. Ja palun. Toomas oli enne vist, et ma on. Ja, palun. Sa Erik mainisid juudi riigi vastab ja juutide vastab. Sellel on ajaloolised põhjused ja see on ainult see uks tunnis on see, et tuulib teist suu. Kas sa ise või Mari ütleb veel midagi selle kohta? Sest selle mõttes on välja valitud rabas küll. Et neid on väga leplis. Aga Mari ütlebki selle kohta, et loll oleks, kui põhjust ei leia, eks ole. Et kord veatakse juurde sellepärast, et nad proovivad integreeruda meie ühiskonda või oma asukoha ühiskonda. Ja siis samas vihatakse neid selle eest, et nad proovivad oma usku säilitada ja olla teistsugused, siis vihatakse neid sellepärast, et nad on liiga rikkad, siis vihatakse sellepärast, et nad on liiga vaesed. Ja praegu tundub, et ongi valitud see, et nüüd vihatakse neid sellepärast, et neil on oma riik. Eks ole? Jah, palun. Mul lihtsalt hästi lühid, aga üks asi teeb mulle väga mure. Et on esiliittaadast ja juhtteedistamist ja edas. Mulle teeb rohkem mures see Eesti stuudio. Ja mulle tundub, et see praegu nähes päriselt soju selle ajelipist momentil ütles nad instituusets. Ja selleks üheks ilmikuks on kahjuks kohtpraktika. 6 aega pärast seda, kui neid tapeti 1256 juhti, 6 aega pärast seda kogunes üks seltskond meie vabaduse vedata.
ja seal oli üks loodaam, kellel oli no see on see US mereni kaasus. tal oli käed plakat Palestiina värvidega ja jõest mereni roosud. Mis siis toidus? Politsei tegi talle trahvi, kas ma kuskil järfis. Ta kaebas, ma jätan selle kõik nagu vahede seda sisu. Ta kaebas selle otsused, selle politsei ohvitseri otsuse peale, kohus jättis ta kaebas ära võtta. Ütles, et politsei tappis õigesti, kuivõrd see oli antisemiitlik loosung, ta kutsub üles tappa juute ja lippa Iisraeli. Selle peale, et maksis kinni järgnevad kokku sihtasutus, kas Eesti õiguskaitse, inimõiguskaitse midagi taolist, maksis kinni advokaadikulud ja see naine pöördus Riigikohtusse. Ja kui ma lugesin seda Riigikohtu otsust, see on nüüd siis selle aasta mais vist oli, aprillis-mais, siis meil ütles Eesti Vabariigi poolt. Ta tühistas selle esimese astme otsuse, tühistas selle trahvi otsuse ja ütles, jaa, see oli antisemiitloosung, jaa, see on Hamasi slogan. Selles asjas tegid semiootiline ekspertiis 10 000 euros. Eksperdid ütlesid, jaa, see on antisemiitlik, see on Hamas, see õigustab kurinegu. Aga see ei ole karistatav, sest see loosung ei olnud keskmiselt mõistlikule Eesti inimesele aru saada. Täpselt nii oli. Ja kõige hullem oli, mis mind ka häiris, oli see, et kui see asi jõudis Riigikohtusse, siis riik sellele kassatsioonkaebusele ei vasta. Ei võetud seisukohta, vaid tõmmati sama jalgade vahele ja öeldi, et las siis kohus. See lasti nüüd öelda, jaa, see on meie seisukoht. Politsei käitus õigesti. See tähendab nüüd seda, et igal jumala keegi võib igal aeg tulla välja sellise loosungiga jõest mereni ja massida näiteks Vabaduse väljapa, mitte Kopli liine kuskil, vaid Vabaduse väljap. Ja see teeb mulle väga muret. Sest see on Riigikogu. Alla, kas sa tahtsid lisada midagi selle? Ja tahtsin öelda, et ei vast seda uurinud, siis siin on tõsi parekki teatud korreik. Aga seal oli teine ots, kus kodanik oli Jordaania kodanik, kes täpselt pidi teadma, millest on lugu. Täpselt. Aamen. Aga ei. Ja see tähendab, et välja töötatud on praktika, sest see oli juriidiline otsus, see on poliitiline otsus ja selles ongi häda. Jah, alati saab seadust muuta. Aga samas, kui tähele panna, siis nendel pro-palede veneavaldustel ma ei ole seda jõest mereni loosungit näinud enam. Mina nägin viimati siis, kui oli meie seal. See oli siis, aga mina nägin seda ka pärast seda veel, siis kui oli Iisraeli president Kadriorus ja me olime seal lehvitamas, aga vähemus oli lehvitamas Iisraeli lippi. Pigem nad hoiduvad sellest. Aga seal oli üks tõruk selle tama T-särgiga. Aga selle võib loomulikult ära keelata, aga ma väga palju selle üle mõtelnud, et kus see tasakaalupunkt on, et loomulikult on kohti, kus ei saa mingisugust nagu mõistmist ilmutada. Aga olulisem on, et ühiskond tõepoolest mõistaks, mis see tähendab ja mõistaks selle hukka. Aga kas mitte... Jah, meil oli kunagi pikk vaidlus oli nende Georgi lintidega. Et nii kaua, kui Georgi lint tähistas teise ilmasõja kangelastegusid, ei olnud väga midagi, aga sellel hetkel, kui ta hakkas tähistama, eks ole, Donbassi ja Kiievi vallutamist, siis tuli sellele kriips peale tõmmata ja ma olen nõus, et see jõest mereni vähemasti alates 7. oktoobrist peaks olema mitte aktsepteeritud. Aga nad ei tea, mis jõgi ja mis meri, sellepärast. Aga ma ei tea,
kas Maksim Greinovan, ma nägin sind enne siin, kas sina ei taha selle kohta öelda midagi lisaks kommentaariks? Mina mäletan, et seal oli Riigikohtu otsuses oli veel lisaks kommentaar selle kohta, et varem ei olnud see asi kõigile arusaadav, aga nüüd pärast seda kaasust peaks olema, et justkui ma sain aru sellest vihjest niimoodi, et ahah, okei, aga ärme lähme praegu. Võib-olla. Selge, et see daam pidi aru saama, mis tähendab jõest mere. Aga Eesti keskmisel mõistlik inimene ei pruugi aru saada. See on see absurdi tipp. Jah. No see meenutab mulle seda Columbia ülikooli presidenti, kes kongressi kuulamisel ütles, et kõik sõltub kontekstist. Aga seda võiks muidugi tõlgendada seda otsust ka nii, et see daam pääses oma trahvist, aga järgmine siiski jääb süüdi. Aga ma arvan, et meie aeg on siin praegu sellest raamatust rääkimisele määratud aeg on läbi. Tänan kõiki, kes kuulasite. Raamatut saab veel osta kuni vaheaja lõpuni, mis praegu kohe kõik algab. Ja ma arvan, et vaheaeg kestab umbes 20-25 minutit ja siis pärast seda jätkub loeng teatrisaalis. Aitäh teile!